Tere tulemast järgmisesse E92 episoodi. Mootor on nüüd vahepeal siin enam-vähem laiali tõmmatud, puhtaks tehtud nii palju kui saab. Siin on igasugu juppe mul, turbod vanad, nukavärgid. Turbod on siin uued. Stage 2 Hybrid. Ja täna hakkame siis mootorit vaikselt kokku panema. Ja esimene asi, mis me teeme tegelikult on siis saaled. Racing ACL saaled paneme. Ja need on extra oil clearance'iga veel. Ma esimese selle võtsin juba lahti. Vaatame kohe, mis seal toimub. Ja siis hakkame ühe kaupa vahetama ja mõõtma ja tegema. See on niisugune tüütu töö. Aga hakkame pihta. Kepsusaaled olid enam-vähem, ütleme ülemine on natuke saanud rohkem, aga täitsa sõidetavad veel. Aga kui juba mootor nii lahti võtta, no siis pole midagi, tuleb ära teha. Ja tegin esimese testi ära, selle jaoks kasutasin plastikauget ja sellega siis saab enam-vähem teada. Kuna need on extra clearance saared ka, siis 0,050, mis on tegelikult spekis. Miinimum on 0,038, maksimum on 0,06. Mul on seal 0,05 siis praegu see. Ehk siis esimese saale saab taasi kokku panna ja siis veel 5 korda sama asja teha. Härra peamekaanik Sander Leppnurm on saabunud garaaži. Ma juba esimese ära teinud, ta ütles, et võtame kõik lahti, vaatame üle. Ma siiamaani tegelikult polnud seda kolinat mootorist leidnud. Ja mis siis nüüd välja tuli? Sander hakkas siit poolt vastu tulema mulle. Esimene asi, mis ma lahti keerasin kohe. Ja see saale on ringi käinud. Ja ma olen kindla, kui ma võtame nüüd sellega üles ära, selle päässe kolistaski, et see on nii õhkuseks juba tõmmata. Ja siis on küsimus, kas vänt on nüüd? Ja kui ta on juba vähemalt pool tiiru teinud, siis on juba pekkis, sest et selle pealt on juba näha. Siin on jäljed küljes. See on sama seis, mis mul oli oma esimese N52-ga, mis ma esimese seeria peale panin. Oli 4 saale, oli täpselt samamoodi, poole peal niimoodi. Ja see kolin oligi see siis. Ja küll võtame lahti, vaatame, mis juhtub siis. No, üllata. No ta on juba siin seina käinud ja värki. Ja vändal, tegelikult ma ei tea, kas ta on üles paisutanud või ei ole. Ei tundu öelnud väga, vaata kui vändaga on vist öeldakse, et kui küüs taha jääb, siis on paha. Need siia ei jää küüs taha. Jaa, aga sa näed, et siin on kuuma saanud vaata äärest. Ta on pruun. Aga no ütleme nii, et oleks sellega edasi sõitnud, oleks katastroof olnud. Ja see tuli ka siit eest otsa see hääl. Ja me ei uskunud, et see saale on, sest nagu puru ta ei olnud veel tekitanud. Mis see on siis juba 3. saale või? Mis on ringi käinud? Ja Martin alustas sellest ühest, mis ei olnud ringi käinud. No 6 on korras, ma võin öelda. Mis kasu? Ja see on väga heas korras, need on uued poldid ja uus saale seal sees. Aga tundub, et on nagu äsja läinud ja nii kui see kolin, mis sisse tulnud on, siis on see vandaalid tulnud selle auto juurde. Tundub nii, jah. Vaat, siis oli õlifilter ka ilmselt ära vahetatud ja et mina ei näinud seal seda õli. Siin ei ole kõige hullem see asi veel. Siia jääb kuhugi ikkagi just taha natuke. No ma ei tea, mis teeme, nüüd oleks põhimotoristi või Karelit, ta oskaks öelda. Ta ütleks, pane kokku. No ma ei tea, panime ikkagi uued saaled sisse, karukeeleks oli kõik puhtaks tehtud, ei tundunud, et oleks mingid vagusid midagi, küüs taha ei jäänud kuhugi ja ma ei tea, mootor käib ringi, vaatame kaua siis kestab. Mina ei viitsinud küll seda venta kuradi siin hakata välja võtma ja minema mõõtma ja tegema ja lasta on siis, siin ei ole ka kahjustust nii palju, natukene, minimaalselt. Nii, järgmiseks asjaks on siis, ma arvan, et peab turbot külge ära ja siis nukad, siis hakkab ajastust panema. Ja siis järjest lõpeb kokku kõik. Nii et kolina põhjus on teada, saal oli ringi käinud lõpuks. Alati on vaja põhjust teada saada, muidu on nagu paned kokku ja on sama asi, nii et sellega läks hästi. Ei ole puru, on ta niisugune nagu mikrokulumine kuidagi naljakas. Vaatan õlipummaga kindlasti üle. Mul on üks õlipump veel riiulis tegelikult ja vaatan uue hinnaga igaks juks, äkki võib mul uus panna. Võt, jätkame siis homme. Nii, Sander hakkas nuka, mis valimised on, nuka valimised või? Ja meil on top Eesti nukad. Ja tundub, et kõige need, mis näevad kõige nagu krastimad välja, need on kõige paremad. Ei tasu seda õli vahetada liiga tihti. Sest me hakkame, siin on vaanas õlikanalid ja siin on mingid tehased, mingid metallrõngad tihendamiseks. Ja siis uuema tüübil on nagu sellised mingid grafiidist. Ja need tuleb ära vahetada, sest need söövad siia sisse ja siis hakkab lekkima. Ja siis vaanused ei liiguta enam õigesti ja siis on paha.
lugu. Nii et Sander valib nukad välja, ma otsin kadunud varuosasid, alustasin turbode asju, vahetasin, tegin need torud, O-rõngad vahetasin ära kõik, mis siin küljes on. Ja siis avastasin, et mul on mingi hunnik tehendeid puudu, kuigi mul on nagu staatus on saadetud, ma ei tea, kus need on, nii et toimetame. Näita seda pinda ka. Siin ei tule, aga need siin juba küüsib taha tegelikult, aga see vist töötab veel, aga seal on juba siuksed vaod sees, et seal on milline juba põhimõtteliselt. Jah. No need on kõige paremad nukad, pole nagu kulunud need sinna nii väga. Lihtsalt ma lootsin, et ma saan need uuema tüübi nukad panna, sest need on nagu valunukad nii-öelda ja siis need teised siin on hüdroformitud, mis on kergemad tegelikult. Tegelikult turboautol ei ole vaja seda kergemad. No lihtsalt käib paremini pöördesse, mingit ilmselt suur vahe see ei ole. Aga kui siin nüüd vaadata seda pinda, siis siin on juba siuksed vaod sees. Samamoodi nendest. Et see on üks N-seeria BMW-de tüüp viga jälle, N53 ja ma ei tea, 52 ka või? No ilmselt on sama, jah. Sest 54, 53, 54 on kindlalt see probleem. Aga turboautol see väga vahet ei ole, kui kiiresti see pöörde läheb. Aga no vaanused võiks ikka toimida, sest muidu on juba. Kindlasti, et see tuleb ikka väga palju parem, aga ma ei saa aru, kuidas need... Paneme mingid määrad kätki võib-olla või? Need lihtsalt vist surutakse ja või? Katki läheb, määrad ma ei tahaks ka panna seal. Videost vaatasin kuskilt, siis ta lihtsalt nagu sai need siia nagu peale, ära lõu. Sellele autol on ju sisse laske ja välja laske vaanused, et need võiks ikka toimida. Muidu on kohe auto mega uimane, puust ei tule, isegi nii väiksed turbodega. Ja turbod ostsin ka ja kusjuures turbode enda oli jumala mõistlik. Need on tegelikult siis paar milli suurema selle kompressoriga, tegelikult mõlemaga, neid on korpuse seest nagu suuremaks tehtud, freesitud, ehk siis need turbod võiks olla siuke 600 möödu, 700, 650, ma ei tea. Sander ütleb, et originaalid on 500 juba. On. Noh. Koos downpipe'i ja... Pühapäeval käed värisevad. Originaal turbod, cooler ja downpipe'idega on 500. Ja soomlased on vähemalt seda toredat teinud, et siin on ikkagi massive cooler, 2-astmeline, seda ei pea ostma. Downpipe'id ostsin kuskil, need on mul ka olemas. Mul on nii palju asju igal pool vedeleb, et ma olen kogunud selle projekti jaoks varuosasid siin, ma arvan, pool aastat vaikselt. Ja ma tahaks esitada vaatajatele küsimust, et pange kommentaaridesse, kui te arvate, et Martin oleks pidanud single turbo peale minema. Ja 7 sotti keerama kohe. Ei, no kõigepealt, no vaatame, me teeme kõiki korraga. Käigukast on ka siin ja see on valmis, siin ei ole õli sees praegu ja ma ei tahtnud seda plastikpõhja peale teda panna. Ja 8 AP ajud ja shifterid ja noh, ma ei tea, jätab midagi teiseks korraks ka, kui saaled jälle läbi on ja siis saab turbosid ka teha. Ma arvan, me saame koos blokiga vahetada seda. Ei, ma ei põe nende saalede pärast, need olid tegelikult jumal okei. See on nii hästi jopanud, natuke veel ja oleks seal prügi olnud ainult. Ja ma veel koha peal paarutasin, et mis see koliseb sul? Koha peal minu iga kord, kui ma siin käisin. Ja iga kord kuulasime ja tegime jälle midagi raisk. Aga mõtle, nii hästi, noh tegelikult ta ikkagi 90% töötas õige pinna peal ja siis vahepeal oli natukene seal käinud ringi. Nii et karukeel tegi imesid, kõik läks nii puhtaks ilusaks, nii et õige oleks olnud mõõta, aga õnneks N54 pole mingisugune kuradi B58 või S58, et ta nii kallis oleks, et ma räägin, et selle ploki saab juba seal sama hinnaga nagu kuradi odavamalt kui M50 ploki, ma arvan juba. Kusjuures jah? Noh, ma ei tea, ma olen otsin varuosasid edasi. Pumba lammutus käib. See on nüüd mis pump? See on nüüd selle katkise mootor. Ma vahepeal lammutasin ühe mootori ära, mulle saadeti Soomest 50 € või 100 €, ma mäleta. Seal oli keps küljelt väljas, sealt ma sain ka hunniku juppe. Tulebki välja, et need nukad lähevad sealt käiku ja nüüd kontrollime pumbad üle. Ja ma tegin detektiivi tööd, vaatasin kaamerapilte, käisin läbi kõike, kus mu kuradi saadetis on. Mul on mingid asjad puudu ja tuleb välja, et see kogemata on läinud mingi MTS-i pakiga kliendile, sest Intercarsist tuli nii mulle eraldi kui ka MTS-i ühele kliendile kaupa ja siis see pakk läks kõik kokku. Nii et juhtub, äkki saame selle esmaspäeval kätte. Muidu oleks tänased turbod külge panna. No tegelikult saab enam-vähem külge panna küll, aga mingid asjad jäävad lahti, mingid tehendid on puudu. Nii, Sander vahepeal siis vahetas nüüd simmerid ära või mis iganes on ju. Jah, kõik on määritud. Esiteks, kui õlirõhku pole auto käivitanud esimest korda, siis panin kõik pastat täis, et ikka kestaks ka. Pani seda ilusat muusikest sinna vahele. Ma ei teagi, nüüd me otsime, vaatame õlipumba üle, siis otsime välja tõukurid. Pooled tõukurid sisse laske, poolel on läbi. Neid ei tohiks saada näpuga niimoodi vajutada. No see on ikka täitsa. Ei, näpuga just saab, peab vajutama, kõvad on, siis ei tohi. Ei, just peavad kõvad olema. Seal peab õlisurve sees olema ikkagi. Niimoodi ei tohi ta teha. Ei, vastupidi. Ei ole. Ei ole. Kui tuleb tutikas see, siis siin esiteks peab õlisurve sisse jääma. Kui nad on pehmed, siis nad hakkavad ju kolistama ja kuradi kiirelt käib, siis põhimõtteliselt klapp ei avane nii palju enam. See reaalselt mõjutab seda, et klapi tõusu, kui need pehmed on. Näed, see on... Seda ei jõua näpuga niimoodi vajutada. See peaks olema minu arust just korras. Aga vaatame järgi kuskilt interneti tarkustest. Siin on niisugune teistmoodi pump nagu, ma ei tea, kuidas veinpump või kuidas seda nimetatakse. See on nende plaatidega nii-öelda. Mitte ei ole nagu tavaline.
see nii-öelda ekstsentrik mingi hammakate või nendega. Tal ei ole nagu konstantset survet, jah, muutuva survega. Aga siin ilusti hoiab kinni see asi. No see mingi motorist karjub praegu kommentaariumis. Ei ole nii hull see siin midagi, ärme mõretse. Me oleme ikkagi õppinud spetsialistid. Kui lahti niisama ei tule, tulebki koputada, see ongi normaalne, sest need asjad ongi tiftid asjade veel, noh, tuleb. Vaatad, jupid välja kokku. Raudselt vedrus lendab ja kõik asju. Siin on sees on tegelikult see leevendusvedru või see ülesurvevedru ka, kuhu saab seibi alla panna, siis tekib tegelikult natuke survet juurde. Siia see vedru oli siis. Jah, aga näed, ta on see nii-öelda see veinpump või kuidas seda nimetatakse. Ja need on tõestatud lähevad pooleks, kui näiteks käiguast endab õhku on ju, siis ta lööb need puruks ja seda me tahtsime kontrollida, et siin oleks kõik korras. Ja näed, see pind on oluline, siit jookseb surve maha juba, siin on natuke ikkagi kulumist juba. Siis peaks teise pumba ka üle vaatama. Vaatame teise ka korra ja kuskil tal on mingi vedru nüüd, kas selle sama vedru alla või kuhugi saab, või selle alla, kuhugi saab seibi panna, siis hoiab nagu ise rohkem survet, aga noh, meil ei ole mõtet seda teha. Aga jah, mõtle, nagu Nissani pump on täiesti teistsugune, seal on 2 hammakat teineteise sees või noh, nad ei ole hammakad ka, vaid. Ja vaatame, kui palju siin metalli sees on. Aga see on nüüd see mootor, mis ma lammutasin, mis õhku lendas. Seal ilmselt said saaled täitsa otsa ja siis õhku. Ei, seal lendas ikkagi täitsa keps puruks, noh. Mõtlegi, et see lendas ilmselt sellepärast, et saaled said otsa, aga siin on näha, et see on saale puru siin sees. Aga vaatame, võtame nüüd selle mootori pummaga lahti. Siin olid saaled ju kulunud tegelikult, aga me mootori sest väga puru üldse ei leidnud, nii et ei saa sellest aru hästi. Kas siis tehtigi kindlustus, mingit pettust niimoodi, et vahetati õli veel ära enne kohe, aga noh, tundub, et asi on vähemalt minu jaoks õnnelik. Aga näed, need metallrõngad on ka siin, need olid väikse selle teineteist, aga ma ei tea, miks nad disainisid siukse asja. See on nagu loogiline, et metall hakkab kuradi alumiiniumi sööma. Pigem küll. Aga no, kui see mootor on läbi sõitnud ka 250 000, siis väga ei imesta. Me saame siit mingi asja kokku, aga perfektne ta ei ole. Aga N54 ongi siuke platvorm. Aga jõudu teeb hästi. Second pump, selle mootori originaalpump nüüd. Vaatame, mis siin seis on sees igaks juhuks. Ära loodata, nii sama nad ju tuleb. Ei tule, jah. Sander, kas sa hakkad ka motoristiks varsis varsti või? Ei, elu sees mitte. Meil kunni elu parem. Ma arvan küll, et see ei ole väärt seda. Kui sul oli vahepeal ju kanal ja värk, tegid seal videosid ja sul olnud mingi video pidi poolik olema ju? Ma olen seda 4 korda filminud ja mulle ei meeldinud sõnastusega midagi. Sa pead review'sse saatma mulle, siis ma ütlen, mis paremini tegema peab. Las see jääb, vaatame järgmine aasta uuesti seda asja. No. See aasta ei viitsi tegeleda sellise asjaga. Väsis ära, mees väsis ära influenceri maailmast. Põlesin läbi tegelikult. Lisaks sellele, et ma sõitsin, ma tegin videosid, ma otsisin üldse raha, et üldse sõita ja siis käisin tööl ka veel ja bla ja nii et see ei ole nii lihtne. Ei ole, see on kõigil raskus, ega endal on ka ju. Seda videoasja tuleb teha täiskohaga ja... Ma teen ka seda nii, kuidas ma jõuan tegelikult teiste asjade kõrvalt ja ülitore oleks tegelikult teinekord, kui keegi teine filmib või tuleb appi, noh, Sander nüüd on siin, aitab mul asju teha, see on kohe palju lihtsam, et vaatame. Jälle see on see, et nagu terve nädal teed tööd ja siis tuled siia ja siis 2 päeva teeme mootorit ja ikka ei jõua väga palju tehtud. Sest mingid asju ei ole ja sa oled mingi käinud ja... Oleks vaja nädala sees teha seda. No võt, äkki tulevik on see, hakkame ka täiskohaga influenceriteks. No, näita pumpa. Jumal ilus ju. Veits on, aga poole vähem kui teine. Aga siin ei ole metallipurust haisugi ju tegelikult. Nii et ma ei tea, kuidas nende saaledega nii läks, aga seal oli lihtsalt, no kui seal oli suur interkuuler, igast asjad, võib-olla sinna oli jõudu keeratud palju peale, tekkis hoopis mingi misfire suure pöörde pealt. See lõhub ka saaled ära tegelikult. Ja piusti lekkis õlisse ja siis ongi kohe kulumine. No seda jah, see tuli ka meelde nüüd, et me enne vaatasime neid pihustid ja 6. silindri pihusti lekkis selles, see kõrgsurvepump jätab surve peale. Iga kord, kui sa auto seisma jätad, jääb siia surve taha ja siis ta vaikselt lekkis sinna silindrisse, pesi silindri seina, seda peaks ka tegelikult vaatama, ja siis lekkis lõpuks sinna õli sisse. Ja nüüd ongi see teema, et see õli läks nii lahjaks võib-olla, et sellepärast on need saaled ära. Lõpuks ei teagi, aga põhjuseid on või nagu meil on põhjuseid mitmeid ühesõnaga ja me teame, et me nüüd saame asja paremaks. No ühesõnaga see, ma kasutan seda originaalpumpa selle mootoril, et laseme seest puhtaks ja kõik puru ja asjad välja ja määrime midagi juhtub. Määrime ilusti uuesti ära ta ja siis ma korra vaatan ka uue pumba hinda kiirelt, sest meil niikuinii poldid on ju seal pakis kuskil. Seda pumpa ei saa vanade boltidega kinni panna. Äkki see pump maksab 300 €, siis ei ole nagu mõtet vana panna.
nukkade paigaldamine ja hüdrotõukurit kontrollisime üle. Kokku 2 nuka peal oli 12 hüdrotõukurit, mis olid läbi omadega. Õnneks saime teise mootori pealt need, ehk siis neid ei tohi niimoodi saada. Siin peaks õlisurve taga olema juba praegu ja siis siit otsast ta kuidagi lükkab seda survet juurde ja maha, kui vaja on. Aga 12 tükki oli läbi. Nii, Sander hakkas väljalaske nukka panema. Siin peab ilusti vaatama, et kõik jääks ilusti. Tegelikult on mingid tehase abinõud selle jaoks. Sisselaske ma veel kehvem panna natuke. Ma panen väljalaske ära ja siis, mis me veel saame täna teha? Vaanosid vaatame üle veel. Mul on puudu paar tihendit ja paar asja, aga midagi hullu vist ei ole. Õlipumba poldid on puudu, aga me võime praegu vanad sisse keerata ja siis ma ühe kaupa vahetan ära ja me saame ajastuse paika panna tegelikult. Aga noh, neid tegelikult ei tohi uuesti kasutada. Okei, toimetame. See ei ole minu süü. Vaadake seda naeratust. Mina ei ole süüdi. Selle nuka, mis iganes, cam tray jaoks on tegelikult mingi 10 eri tööriist, et seda paigaldada. Ja me tegime midagi valesti ikkagi ja käis väike plõks. Martin keeras. No jah, ma tegin viimast pingutust. Ja me ei saa isegi aru täpselt, mis valesti tegime, aga näed. Nüüd me võtame uuesti lahti ja vaatame, mis me tegime. Ainuke asi, mis me arvame, et me pidime nuka tegelikult mingisse kindlasse asendisse keerama ja selle tööriista kohe peale panema. Selle nuka tööriista. Ja seda me ei teinud ja ilmselt see maksis kätte praegu. Vaatasime videosid, vaatasime manuaale. Tehase manuaali on raske vaadata, sest seal ongi reaalselt 10 eri tööriista selleks, et see asi paika panna. No mina ei usu seda, et see nukk peab olema õiges asendis. Sest praegu isegi, kui need asjad seal katki olid, siis siit oli näha, et siin oli veel nurgas vahe sees. Nii et midagi oli meil seal pahasti ühesõnaga. Aga õnneks meil midagi puruks ei läinud otseselt. Noh, siit tuli väike tükk välja. Siit nurgast. Ehk siis võtame uuesti lahti. Elu õpetab. Nii kopeis BMW-st juba, et... Osta Audi. Vist peangi ostma, jah. Oota, mul on selle Porsche Panamera pakkuda. Tegelikult ma võin vahetada 36 vastu. Oh jah, aga noh, mootor hakkas juba ilmet võtma, aga hakkab veel lahti võtma. Sandril on kannatus otsas. Tahaks juba nagu... Oleneb. Kuidas see näiteks... No jah, ma saan aru, tegelikult võõrast mootorit ehitada, siis ongi kannatus otsas võib-olla. Mul endal ei ole veel. Sa tead, mis see tulemus? Ja. Proovime midagi rohkem ära mitte lõhkuda. Kõik ajastus on paigas. Kõik poldid on kinni. Ma ei tea. Newtoniga. Osad panid sina ju? Ei, ma pole ühtegi Newtoniga kinni. Ei, mina panin. Natuke on meil siin aega mööda läinud ja isegi garaaž on teistsuguseks muutunud. Siin on nagu ruumi tekkinud ja oleme jõudnud sellisesse kohta, et Karel leidis omale uued ruumid ja vaikselt kolib välja. Seega tekib siia liiga palju ruumi oma arvest võib-olla. Ma võin sisse kolida. Aha. Mul on Honda suverehvid kuskil võin panna. See on sul proovitöö. See peab Põhja-Soome ärgestama, siis lägime edasi. Davai. Ma vahepeal jõudsin nii palju ära teha, et ma panin ajastuse paika. Kõik poldid enam ma pingutasin ära, ma arvan. Mõtles enam vähem. Kas sa panid Newtoniga? Panin küll. Kõik need tikud ka või? Kõik panin. Kütusepumpe, vaatan, Simmer on pandud sinna. No võt, kõik on pandud. See suur polt on tõmmatud õige selle 360 000 Newtoniga. 100 Newtonit pluss 360 kraadi, see on päris mõnus. Karel aitas mul seda panna, hoidis seda teist pulka. Eks põhimõtteliselt täna on plaan see, et paneme klapiks peale, karter alla, turbod, asjad külge, see pool peab täiesti koos olema. Ja siis tõstame vahele ja ärme hakkas iga alt panema seda, sest me nagu nii kasti ei pane enne. Miks see hea on, mis sa siia panid? Et kui sul lekkima hakkab, siis ei tõmba rihma puruks ja sinna vahele, sest need söövad rihma, ta tõmbab siia täpselt selle taha ja siis lükkab lihtsalt läbi Simmeri kordi mootoris. Jah, reaalselt ongi nendel mootoritega juhtunud selline asi, et on rihma tõmbanud mootori sisse läbi selle vahe siit Simmeri vahet. Selleks on tehtud mingi kitt. Magnus aitas mul keevitada siia sükse, kus see nimetatakse? Baffle, jah. Et õli oleks alati olemas selle võtturi ümber.
N54 mootori karterid lekivad, oskad öelda? no eks need poldid venivad välja. Ja iga kord sa pead panema uued poldid. No see pähvel nüüd häirib. Ei, ma olen seda katsetanud ilusti. Ära aja hullu juttu, jumala ilusti läheb. Ja need poldid tuleb siis panna mingi, ma ei tea, 4 Newtonit ja 180 kraadi vist oli või? Ma vaatan üle ka. Ehk siis kõik need on venivad poldid ja see sinine, mis mul oli, see lekkis ilusti ja see lekkis. Sama mootor lekkis ja sellel tuleb ka meeles pidada, et tagamine ära vaja vahetada. Poldid sisse ja õlipunn ka kinni igaks üks ja hakkab nagu mootori moodi jälle välja nägema. 2 nädala pärast on koos. 2 nädala pärast ma pean juba kuradi olema testitud sellega. Ai, nüüd on uut polti või? No järgmine päev on käes, mootor on ikka samas seisus, need tihendid on puudu. Päev on täna, ei saa kuskilt need tihendid. Ja siis ma hakkasin siit seest lammutama. Keskkonsool on laiali ja racing pill nagu ta meil on, siis näete, shifter on siin. Ja siin on hüdroka, plaat, manual, igasugused asjad. Okei, ma veits mässan sellega, siis näete, kuidas see asi välja hakkab nägema. No midagi sellist iluselt hakkab tulema siia. Praegu muidugi näeb natuke üle välja, aga seal üritaks ka viisakaks saada, et siin lähevad ikka plastikud ümber tagasi. Päev on esmaspäev ja meil on tihendid lõpuks olemas. Kogu turbomajandus on kokku pandud. Mees on närvis. On Audisid parem remontida kui BMW-sid? Ei ole. Ei ole või? Aga ühesõnaga nüüd tõstame mootori peale ja siis paneme jupi kaupa asjad külge. Veel asju külge panna, aga lihtsam on peale ära tõsta, siis on lihtsam kõiki asju panna. Muidu lõhume ära midagi äkki. Ei no lihtsalt jah, me nagunii peame poole asjad ümber inseneerima, siis nagu mõistlik tüki jaaval panna. Endal elu lihtsamaks teha. Kaasa võtame pulga välja. Kogu see turbomajandus N54 on äge mootor ikka. Ei, üliäge. Lambdat peaks ka külge panema. Sinu tegemata töö. Mul oli tööpäev, mul kell on 5, ma just lõpetasin teise töö ära. Me näitame nüüd, kuidas ei tohiks teha mootorit tõsta. Kuule, ära nüüd filmid, meil on veits kiire selle asjaga. See polt tahab gate'ist läbi tulla. Ära viskab mootorit maha. Siin on mingi seibi vaja. Ma viskan kaamera nüüd käest ära ja hakkan ka toimetama. No nii, asjad hakkasid kiirelt liikuma nüüd. Mootor on istutud oma pessa. Sander paneb siin juba mingid voolikud külge. Rooli võim on küljes, kenekas tuleb puutaks pesta. Mina teen siin õlifiltri jalga. Vahetasin siit vahelt tihendi ära ja nüüd mul on siin mingi termostaadi komplekt. Vaatame sellega ära. Kuigi siit kuskilt august mulle tundus juba, et see võib-olla on juba termostaat tehtud siin. Mingi punane asi paistis sealt. Peseme asju, vaikselt paneme kõike kokku. Paar asju oleks võinud veel enne panna ploki külge ära. Näiteks lambdaandurid, sellega läheb keerulisemaks, muidu hakkab täitsa looma, nii et täna jõuame päris kaugele. Või noh, olemegi juba päris kaugel. Ja teeme veel mõned asjad ära ja siis ma pean seest seda kassiri asja ära lõpetama, et saaks kasti ette ära panna, sest seal on palju mugavam teha, kui kasti ees ei ole. Ja vaatame, äkki mõne päeva pärast tõesti hakkab asjalood nii kaugele jõudma, et saab käima panna. Täna on meil mitmes 10 vist. Soome reis meil on 25, hakkame liikuma. Enne seda oleks veel turboloomik tööle panna, enne seda oleks ka kast seadistada, arvele võtta, ülevaatust teha. Julm. Loodame, et see pill nagu töötab ka, et mul peab sellega 1000 kilti sõita. Seekord Soome ei saanud rongiga, rongi peatud müüdud. Nii et kahjuks peame sõitma. Ilge läbu oleme siia tekitanud, aga toimetame edasi. Välja teenitud puhkus täna. Täna on päris hea päev, päris palju on tehtud. Sander on vist nädalavahetusel seda välja puhanud ja tal ikkagi täna käed käisid kiiresti. Vaata, esmaspäeval käib lülitus, vaata, töömood. Võrkmood, jah. Tegemine on siuke uimerdamine. Ja siis mängis mingi GTA-d kodus parem. Ja nüüd on see täna, siis kurat, siis tuleb veel nädala sees midagi teha. No oleks veel, võib-olla mul on mõni vaba päev, siis saab teha. Äkki saame siis ta varsti käima. Mis järgmised sammud on üldse? Radikad, asjad paika? Radikad, põhimõtteliselt veevärk ja juhtmestik. Juhtmistik muidugi. Siis mina tegelen siis radikaga siin homme, siis ma tegelen selle hüdroka asjadega, et see paika ära saaks kogu see plaat selle asjad, et shifteri ära saaks kinnitatud. Siis on vaja see turbolomiku aju paigaldada, ilmselt see läheb see samma karpi, käigasti vana aju lihtsalt kaob ära siit.
siis on see õliradikas tuleb uus, läheb siia rattakoopasse, siis tuleb käigustiradikas, siis tuleb, ma ei teagi veel palju asju. See siduri, seda junni ma näitan ka vist. Ehk siis ma tellisin manuaali pedaalid ära ja pedaal ei lähe mitte, tähendab, seal läheb see nii-öelda põhisilinder on, kui sa vajutad pedaali, surub õli edasi, aga mitte nüüd siis sinna kastisilindrisse, vaid sellisesse junni, mis tegelikult lihtsalt emuleerib nii-öelda seda siduri tunnetust ja siit läheb andur edasi ja turbolamik saab selle kätte, siuke väike junn ja põhimõtteliselt peaks siuke tunne olema nagu päris sidur. Aga no ma mõtlesin, et ma teen kõige lihtsama plug and play buy now lahenduse, kuna aega ei ole enam. No, et siin on juba otsad nüüd valmis. Võtsin ikkagi selle õige termostaadi välja, siis mis nagu õli kogu aeg käib ringluses, sest kui Soome minek on ja mingi väga külm on, siis aga tundub nii, et see, mis jupp seal vahel oli, see lihtsalt laseb kogu aeg läbi voolata ja sellist asja ma ei saa Soome minna sellise asjaga. Võib-olla ka nii, et Soomes on 10 kraadi ainult, noh, ma ei tea. Eelmine kord oli 36 korraks, ja siis ma olin ka selle sama ju sinise autoga, Sandri vana autoga, enda vana autoga ja seal ma sain ka ikkagi õlid soojaks, aga seal oli teine häda. Mul oli selle MHD-ga kirjutatud see jahutusvedeliku temperatuur madalamaks. Termostaat, jah. Ma ei tea, miks see ümber kirjutada. Ma ei tea, ei viitsid, külm oli. Ja siis ei tulnud piisavalt sooja. Nii, tänaseks lõpetame. Vaatame, mis asjadega siis järgmine kord tegelema.